Nimed ma juba ütlesin, aga ma paluksin, et igaüks teist lühidalt tutvustaks ennast ka ja öelge üks hobi, millega te tegelete. Mina olen Eneli ja ma olen Saalemii noortejuht. Minu hobi on inimestele väljakutsete esitamine. See on üks osa sellest. Tere, mina olen Marie ja ma teen kaasa ka siis Saalemii noortetöös ja teen ka Mooste Baptisti koguduses lastetööd. Ja minu üks hobi on Eneli väljakutsete vastuvõtmine. Tere, minu nimi on ka Marie ja ma samuti olen siis kaasas Saalemii noortetöös ja minu üks hobi... jaa, miks mitte? Mulle väga meeldib laulda. Jaa, ma ütlengi. Mulle väga meeldib laulda. Ja mulle meeldib helistust laulda, eriti Jumalale. Nii et jah, see on võib-olla üks hobi. Ja siin on hobid juba nii kõrgel latist, et teda võiks. Aga ma olen Lauri, olen ka Saalemist, olen ka meeskonnas noortetöös ja hobiks... Ma ei teagi, võiks öelda piiblit uurida, noh. See on täitsa südamest hobid, jah. Väga äge. Nagu ma aru saan, siis te kõik olete, kuidas öelda, jüngerlussuhtes. Kui see on õige teha. Aga kui mina olen näiteks selline vanem inimene, kes ei mõista neid tänapäeva noorte termineid, nimega jüngerlus ja nii edasi, siis äkki kirjeldage lühidalt, mida see jüngerlus tähendab? Mis asi on jüngerlus? Me ei lähene kindlasti ideoloogiliselt, ei hakka neid suuri sõnu tooma, vaid jüngerlus meie jaoks ongi see, et kuna me teenime kõik Saalemii noori ühiselt meeskonnas, siis jüngerlussuhe on meie meeskonnas olemise dünaamika. Ja jüngerlus meie jaoks ongi see, et me teeme seda koos, me kõnnime üksteise kõrval oma eludes, me jagame oma muresid ja rõõme ka. Aga eelkõige selleks, et me võiksime kõik Jumalat paremini tundma õppida, et me võiksime oma läheduses siis Jumala suhtes kasvada ja julgustada teineteist seda tegema. Kas keegi tahab midagi lisada veel? Ma mõtlesin, ma tooks näite ka, et kõik on õige siiamaani. Mina ise sõnastaksin niimoodi, et jüngerlus on puhtalt teisel kaaselamine ja tema jaoks kohal olemine. Ja ma õppisin seda eriti viimasel aastal, kui ma rohkem väikse vennaga hakkasin tegelema. Ja siis ma nägin, kuidas ma ta elus muutusin eeskuju isikuks ja ta hakkas väga hindama mind. Ja ma nägin, kuidas selle aasta jooksul üks, et kui ma panin seda tähele, et ta tahtis veeta minuga aega olla, siis nägin, kuidas ta hakkas muutuma ka minu sarnasemaks. Ja see ongi mõnes mõttes nagu Jeesuse eeskuju edasi andmine, kui me ütleme nüüd kristlikust perspektiivist, mida jüngerlus tähendab. Ehk siis me olemegi eeskujuks teistele ja selle kaudu me anname edasi. Aitäh! Ma eeldan, et ei ole sünnist saati jüngerlussuhtes olnud. Nii et ma küsiksin, et mis teid viis selleni? Kuidas siis kujunes selline jüngerlusdünaamika teie vahel? Ma arvan, et mind viis jüngerluse suhtesse see, kui ma võtsin Jeesuse vastu ja hakkasin teda järgima. Ja sealt edasi ka minu igapäevaelu muutus ja ma sain kuidagi iga päev jüngerdada. ja käia Jeesuse järgi. Ja kui me mõtleme, et kuidas siis me saime neljakesi süksesse jüngerlussuhtesse, siis näiteks minu puhul oli niimoodi, et Eneli lihtsalt küsis minu käest, et kas ma tahaksin tiimi tulla. Ja see oli minu jaoks täiesti nagu suhteliselt õhust tuli, aga see oli tegelikult sükse südameigatsuse vastus, sest ma olin juba ammu tundnud, et tegelikult see noortetöö ja üldse ka noortesse panustamine on midagi, mida ma väga tahaks teha, nii et jah. Äkki kirjeldate ka, et kuidas jüngerlussuhe teil praktikas välja näeb? Mis te ka päriselt teete? Rõõmuga. Üks osa sellest ongi see, et me
tulime siia kõik koos, sõitsime ühe autoga ja autosõidud on midagi, mis väga kasvatavad, sest sa oled nii-öelda kinnises ruumis. Kõik on vabatahtlikult sinna tulnud. Aga võib-olla need küsimused või need mõtted, mis vahetuma hakkavad, ei ole esialgu need, mida sa ootasid. Et ilmast ja sellest me räägime juba vähe. Vaid see on üks keskkond, kus me tegelikult jagamegi oma elusid. Me jagame neid mõtteid, mis meil on piiblit lugedes tulnud, koguduses kaasa teenides, aga ka kogudust nagu kõrvalt vaadates siis need mõtted, mis meil on tekkinud. Ja see on see üks koht, kus ma usun, me kõik tegelikult kasvame selles mõistmises või siis selles mõistmatuses, kus me oleme ja me saame aru, et meil on vaja veel kellegi poole pöörduda ja küsida neid küsimusi, mis meil on tekkinud. Lisaks sellele me oleme peaaegu kõigil nagu külas käinud, ehk siis me avame oma kodusid ka selleks, et me võiksime ühiselt aega veeta. Ja nüüd ma annan sõna teistele ka öelda, mis me veel teeme selleks, et see jüngerlik suhe võiks siis kasvada. Üks asi, mis Enneliga just rääkis, on ju, me veedame koos aega ja autos ja enam ilmast väga ei räägi, siis üks asi, mida me ka teeme, on, või mida siis Enneli ja Lauri põhiliselt teevad, on ebamugavad küsimused. ja tegelikult, aga need on hästi-hästi vajalikud, sellepärast, et need on need küsimused, nad lihtsalt küsivadki nagu minu isikliku Jumala suhte kohta ja see on nagu see, et okei. Ja see nagu kasvatab minu ja Jumala suhet nii palju edasi, kõik need vestlused ja need ebamugavad küsimused. Ja minu arust see on ka hästi tore üks asi, mida me saame koos teha. Ja ma ütleks siit, et ma ise hindan aja veetmisel. Tore on koos chillida, teha igalust lollusi, kõik on vahvana. Selles suhtes normaalsuse piires lollusi. Aga ma mõtlen seda, et aga teisalt ikkagi väga oluline on ka jätta sisse ka tegelikult teisest inimesest see hoolimine, kuidas tal on vaimselt, kuidas tal on kasv Jumalaga läinud ja mis nagu mõni äkki takistus või arusaamatus piiblis, et nagu nende kohtade juures peatuda ka koos olles, et see on ka väga oluline, et mitte seda ära unustada. Aitäh! Midagi on siit juba läbinud kumanud, aga tahaksin, et te kirjeldaksite ka enda sõnadega, et mis on selles jüngerlussuhtes teid kõige rohkem aidanud? Enne kui ma sellele vastan, ma lisan veel eelmisele juurde, et me sööme ka koos. Siin ühest töötoast tuli ka välja see, et laste ja noortega sellist lähedust või kontakti luua, siis see koos söömine ja tegelikult koguduse keskel samamoodi. Julgustan teid siis veel enam avama oma kodusid ja õhtusööki pakkuma või lõunasööki või kes on hommikuinimene, kas siis hommikusöökiga. Aga jah, see on ka midagi sellist. Nii ja nüüd lähme selle küsimuse juurde, mis sa tegelikult küsisid. Mis on teid kõige rohkem aidanud selles jüngerlussuhtes? Jah, mina ütleksin, et mind ja ma arvan, ongi kogu meie nagu sellist ühtset kasvu on kõige rohkem aidanud see, et on Enneli, kes meid nagu järjepidevalt kuidagi suunab selles suunas. Ma mäletan, Enneli on umbes 2 aastat olnud Saalemis ja tegelenud noortetööga. Ja mina liitusin tiimiga suhteliselt alguses, ehk siis umbes 1,5 aastat tagasi. Ja see, kuidas me alguses olime tiimiga, on nagu täiesti teine, kuidas me praegust oleme. Kui ma liitsin tiimiga, siis suhteliselt kohe tuli koroona ja me tegime kõike Zoomis. Ja oligi see, et me lihtsalt istume seal, Enneli küsib küsimusi ja siis on nagu, et kes siis vastab, on ju, kõik on nagu vaikselt. Kuidagi ei olnud seda ühtset usaldust või seda avatust ei olnud. Aga Enneli kogu aeg tahtis, et kuulge, me peame saama ühtsemaks, me peame olema rohkem avatud, mida me saaksime teha, teeme iga nädal tiimikaid, käime koos väljas, teeme lihtsalt hästi palju asju ja nagu too hetk ma mõtlesin, et miks nii palju, oli teiste asjade jaoks aega ja miks me kogu aeg peame koos käima. Aga nüüd ma näen, et see on nagu nii palju vilja kandnud, sest võiks öelda, et need nagu 3 on mu parimad sõbrad, et see on tõesti väga armas. Ma lisaks seda juurde teist nurka, et mis aitab, on kindlasti see tegelikult, et ei saa teistmoodi jüngerdada, kui sul ei ole vaimuvilli olemas. Et see on nagu täiesti vajalik. Ja eile oli meil noorteõhtu, mis rääkis patustest ja tagajärgedest ja meil grupis tuli väga hea mõte välja.
või noh, me keskendusime väga olulisele faktorile, et kui tegelikult meie elus on patt, siis väga kiiresti ka püha vaimu tegevus meis väheneb ja seetõttu meie fookus kipub minema rohkem meie enda peale. Ja kuidas sa saad siis jüngerdada teist, kui sa selles suhtes ootad, et mina olen esikohal, mina tahan midagi saada. Et jah. Ja üks asi veel on kindlasti ka see, et me tegelikult oleme öelnud ka omavahel, et me tahame olla avatud, me tahame olla ausad, anda tagasisidet, jagada, et me oleme kommunikeerinud seda, et meil oleks valmisolek siis ka kasvada ja ma usun, et see, et me oleme seda välja öelnud, ka aitab. Küsin nüüd viimase küsimuse. Kui siit keegi tuleks teie ette, ütleb, et mina tahan saada jüngriks või kui keegi tuleb, ütleb, et ma tahaks hakata jüngerdama, siis kus pihta hakata? Mida teha? Jeesus. Jeesus on igal pool õige vastus. Kirikus õpetati. No, jah, jüngerdamine, jah, see on selles mõttes, seda saab kuidagi, nojah, defineerida võib-olla erinevat moodi, aga kui nüüd võtta seda kui Jeesuse järgimist, mida see ka on ju, et siis ma ütlekski, et tegelikult ei tasu väga keeruliseks minna, et see vastus ongi väga lihtne, et palu ennast Jeesuse kätte ja keskendu sellele, et sa järgiksid teda ka iga päev, et see on ka meie ülesanne. Kokkuvõtvalt siis tuleb asjad korda seada Jumalaga. Ja ühe praktilisena sammuna kutsuda sööma näiteks endaga koos ja sealt saab juba vestlus edasi minna. Kas on veel mõni kommentaar või? Üks asi, mis minu südame peal tegelikult ongi see, et tõesti me oleme nagu väga headeks sõpradeks saanud ja tore on koos olla, aga see, et me oleme Jeesuse jüngrid ikkagi, et nad ei ole minu jüngrid ja mina ei ole Toivo jünger. Aga see, et me kõik oleme Jeesuse jüngrid, et see ei läheks meil meelest ära. Et nii on. Aamen. Aitäh, teeme kiire aplausi meile ka.